Teine Nõukogude okupatsioon Stalini päikese all kestis 6. aastat. Talurahvas oli surutud kolhoosidesse ja nägi, et mingi töö ega mingi püüdmine ei päästa põllumajandust laustumisest. Suurtööstuse ülesehitamine läks edasi, selleks vajalik tööjõud toodi sisse idast. Venestamine võttis erilist hoogu pärast Eestimaa kommunistliku bolševike partei Keskkomitee 8. pleenumit 50. aasta märtsis. Nõukogude võim seisis kindlalt jalgadel. Pärast 49. aasta märtsi küüditamist ei vaibunud terror. Metsi kammiti läbi tervete sõjaväeüksustega. Metsavendade salgad hävitati aastatel 51, 2, 3, 4. Tundus, et seltsimees Stalin elab tõesti igavesti. Kogu meie rahva ees seisab ülesanne ennast salgava sotsialistliku tööga luua kindel alus kommunismi täielikuks ülesehitamiseks meie maal. Seda suurt ajaloolist ülesannet teostab Eesti rahvas vankumatus ja vennalikus liidus kõigi Nõukogude maa rahvastega, Nõukogude võimu, suure bolševike partei ja meie juhi ning õpetaja seltsimees Stalini otsesel juhtimisel. Stalini nimi, see on võidu ja helge tuleviku deviis. Eesti rahva parima sõbra, seltsimees Stalini 70. sünnipäeva auks nimetati Tallinnas endine Viru väljak Stalini väljakuks. Väljak kujuneb tulevikus Nõukogude Eesti pealinna keskuseks. Siia kerkivad võimsad mitmekorruselised ja moodsad ehitised, nagu ministeeriumide peahoone, linna täitevkomitee hoone, kombinaat Eesti põlevkivi esindushoone. Uhkelt tõuseb siia võidumonument, milles väljendub meie stalinliku ajastu suurus, meie armastus kalli Stalini vastu. Kremlis käis võimuvõitlus, mis ulatus Tallinnassegi. Aasta pärast suurt küüditamist märtsis 50 peeti Eestimaa kommunistliku bolševike partei 8. pleenum, millest avalikkust ei teavitatud. Minul algas 50. aasta juba ennem. Nimelt Tartus võeti juba 49. aasta sügisel maha kõik kohalikude asutuste juhatajad, kes olid Eestis sündinud ja pandi nende asemele liidu eestlased või venelased. Takkajärele ma olen hakanud mõtlema, et küllap see oligi, siis tuli ju see päevakorda ühtse Nõukogude rahva tegemine. Et sel kombel saab siis eestotsast ära ja asjaajamine läks kõik enam-vähem, hakkas minema vene keele peale. Mina olin Tartus siis üks kõige viimaseid, kes maha võeti, ma olin sellal arhiivi juhataja seal või natšalnik, ülem, nagu sellal oli öeldi. NSV Liidu ministrite nõukogu ja ÜKBP Keskkomitee määrusega alandati järjekordselt toidu ja tööstuskaupade riiklike jaehindu. Uus hindade alandamine on Nõukogude valitsuse ja bolševike partei stalinliku hoolitsuse järjekordseks avalduseks töötajate ainelise heaolu parandamisel. Elanikkonna üldine võit uuest hindade alandamisest moodustab vähemalt 110 miljardit rubla. Nüüd on sellised kaubad, mis kodanlikus Eestis olid luksusesemeteks, kättesaadavad laiadele töötajate hulkadele. Jüri öökolhoos Harku vallas. Nagu kõikjal üle suure kodumaa võeti ka siin uue riigilaenu väljakuulutamine vastu suure rõõmuga. Uue riigilaenu massiline tellimine kujunus võimsaks sotsialistliku patriotismi avalduseks. 5 päeva jooksul telliti NSV Liidu rahvamajanduse taastamise ja arendamise 5. riigilaenu rohkem kui 27 miljardi rubla väärtuses. Võimule pääsid Venemaa eestlased, rahvasuus eestlased, eesotsas parteijuhi Ivan, hiljem Johannes Käbiniga. Eesti-aegsed ja juunikommunistid tõrjuti kõrvale. Hardumusega kuulevad koosolijad Eestimaa kommunistliku bolševike partei sekretäri seltsimees Käbini aruandekõnet. Eesti rahva poolt 10 aasta kestel läbi käidud võidurikast teest suure Stalini juhtimisel. Rahvasaadik Üürsepa poolt ette loetav Eesti rahva kiri meie parimale sõbrale, isale ja õpetajale, kallile seltsimees Stalinile kiidetakse heaks tormilise vaimustuspuhanguga. Monumendilt eemaldub katte.
Rahva hulka pilkude ette kerkib armastatud juhi üllas kuju. Staliniga on lahutamatult seotud inimkonna progressiivsete jõudude, kogu maailma töörahva lootused ja unistused, kestvast rahust ja õnnest. Rahva hulk täidab Lasnamäe laia kaldealuse äärest ääreni. Nagu määratu suur õitsev aas, nagu lainetab helkiv meri avaneb pilkudele. Kohtuvad eestlased, venelased, lätlased, tadžikid, kohtuvad eesrindlik tööline ja tubli kolhoosnik. Hiigelkoori juhataja kohale tõuseb helilooja Stalini preemia laureaat Gustav Erne Saks. Seltsimehed, Tallinna masineitehased töötajad. Teen ettepaneku esitada Tallinna linna töörahva saadikute nõukogu saadiku kandidaadiks 33. valimisringkonda me armastatud juhi ja õpetaja Eesti töötava rahva kapitalistist ikkest vabastaja Jossif Vissarionovitš Stalini. Tallinna 7. keskkooli 7. klassi õpilased teevad ettevalmistusi konstitutsiooni õppetunniks. Nõukogude riik on esimene riik maailmas, kus võim kuulub linna ja maa töörahvale. See on, nagu ütleb seltsimees Stalin, täiesti uus ajaloos ennenähtamatu riik, uut kõrgemat tüüpi riik. Ta on uut tüüpi riik selles mõttes, et meie riigis pole ühe inimese ekspluateerimist teise poolt. Eeltoodust näete, et Nõukogude riik on tõesti kõige demokraatlikum riik maailmas. Et ükski võim pole kunagi olnud rahvale nii lähedane, nii omane. Eesti meri ja Eesti rand olid piirivalvel kindlalt suletud okastraadi ja ülesküntud piiriribaga. Rannakolhoosis elati ometi lahedamalt kui põllutööl. Paadid olid sadamas luku taga ja kala läks vastuvõtupunkti, aga midagi varises püüdjalegi. Õhtukell peale 10 ei tohtinud keegi mere ääres olla. Suurte lampidega lasid öösel aknast valgust sisse. Ma ei tea, tahtsid hirmutata või? Jah, ja kas on kedagi olemas siin? Ja merele ei saanud minna muidu kui piirivalve lasi. Ja oma kindel kellaaeg, millal see tuli laskuma. Kui ei tulnud, siis ega meil ei olnud midagi teha. Pidime ootama nii kaua kui. Sõitsin tihti peale suuskadega ja siis kust kaugelt nad suusajäljad leidsid ja siis tuldi mulda järgi, viidi sinna kordonisse. Mina ei sõitnud seal, nad Kunda poolt leidsid need jäljad ja arvasid, et mina. Aga mina sõitsin kodu lähedal. Me läksime mere A-rannast täitsa kohe sealt. Meie enda maa pealt seal, kus läks Heatee randa, sealt ei saanud minna, sest piirivalve, Saka piirivalve, see Võška, kontrollis tegelikult kõiki juurdepääsu. Sellel ajal veel prožektorit seal ei olnud, prožektor oli Kundas. Ega nad nii kinni teda ei suutnudki panna, sellepärast et mineerimist ei olnud. Nad küll püüdsid vahepeal künda ja äästasid seal, aga see töö käis nendel üle jõu, et nad jätsid selle asja pooleli. Sest seal oli ju vahepeal niimoodi, et atraga kündi sobilikud kohad kõik ülesse ja ma olin ju kohalik poiss, ma tean kõik kivid praegu ära seal, mis seal on rannas. Ja siis seal me läksime mitte piirivalve, vaid seal tegid õppust torpeedokaatrite mingisugune grupp. Kurat, me läksime sinna kohe õppuste sinna sektorisse sisse, kurat. Sõda oli paisanud eestlasi itta ja läände.
Kogu Euroopas oli 20 miljonit kodutut. Eesti pagulasi 50 000 Saksamaa põgenikelaagris, 20 000 Rootsis. Nad asutasid seltse, keskusi ja koole, mis andsid süstemaatilise eestikeelse hariduse. 47. aastast peale asustas sõjapõgenike ümber rahvusvaheline pagulasorganisatsioon. 5 aastaga siirdus 30 000 eestlast Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse, Austraaliasse. Lääneriigid üldiselt Balti pagulasi vägisi kommunistidele välja ei andnud, aga tuli ette ukrainlaste, kasakate, venelaste väljaandmist. Seda kardeti kui surma. Partei ja julgeolek meelitasid pagulasi tagasi, anti välja ajalehte kodumaale tagasipöördumise eest. Tehti propagandasaateid raadios, mõjutati kultuuritegelasi ja teadlasi avalikult esinema ja tegema propagandat, kutsuma pagulasi koju tagasi. Kas olla tuultest tõugatav laast kaugel sünnimaast või pühendada oma jõud kodumaa ja oma rahva hüveks? Kodumaa nurmed ja rannad, töökojad ja tehased, kaevandused ja koolid on avatud kõikidele repatrieerunud ausatele eestlastele. Kodumaa annab peale varju ja kättele tööd. Kallid kaasmaalased, jätke mõttetu virelemine võõrsil. Kodumaa kutsub. Hakkame mehed minema kodu poole kõndima. Kambris istuvad niisugused valgete nägudega vennad kõik seal. Kus sa tulid, mismoodi, kas sõda veel ei käi, kurat, sel ajal oli täitsa kummaline. Mina läksin ju lausa nendega Vasalemma vangilaagris kaklema. Nende või härrastega, kes uskusid tõemeeli, tähendab, et sõda hakkab. No, et natukese aega veel vastu pidada, et see pole midagi, poisid, et ikka see moment, et ameeriklased tulevad meile appi. Tähendab, see psühhoos mängis suurt rolli, et nad jäid siia ootama. Tähendab, mõnigi mees oleks, no kas või üritanud minna. Aga seal oli tublid sellid koos, seal oli Bernhard Linde oli näiteks seal. Siis oli Evald Kulm, Tallinna enne sõjaaegne selle noortemeeste kristliku ühingu rahvusvahelise liini bussijuht Tallinn-Pariis. Ja need olid Bernhard Lindega ühepikkused mehed. Nad olid jõle pikad ja seal oli, lagi oli madal, nii et nad käisid pidevalt, nad ei saanudki ennast sirgeks, tähendab, sõna otseses mõttes peaga, tähendab, minulgi oli, tähendab, noh nii, et kui lohakas olin, siis käis pea vastu lage. Armastusega laob leninlikke sõnu masinallatuja kutseala parim Linda Allesaar. Nõukogude kultuur pidi olema vormilt rahvuslik, sisult sotsialistlik. Sisu kõige räigem stalinlik partei propaganda, vormi osas oli suund venestamisele. Peale poliitkirjanduse trükiti 4 aastaga vaid 38 Eesti ilukirjandusteost ja 45 vene tõlketeost. Tehase Volta töölistele tulid külla Eesti heliloojad ja näitlejad. Kohtumine teiega innustab meid looma veel suurema vaimustusega uusi teoseid, mis käsitaksid meie nõukogude kangelasrahva elu, meie kuulusrikast parteid ja tema juhti seltsimees Stalinit. Heliloojate tootmisala töötajate kohtumine on hea, isegi väga vajalik üritus. Sooviksime omalt poolt, et neid kohtumisi oleks rohkem. Samuti sooviksime, et oleks rohkem kunstiteoseid töötav klassi elust ja tööd. Kultuurisurve käis niinimetatud kodanliku natsionalismi vastase võitluse vormis, kirjanduses, muusikas, kunstis, teaduses. Osa kultuuritegelasi represseeriti, aga mitte kõiki. Laulupeo traditsiooni ega laulukooride liikumist ei katkestatud. Kunstide prestiiž hoiti riiklikult kõrgel propagandistlikel eesmärkidel. Osa kultuuritegelasi kasutati ära ning osteti ära mitmesuguste privileegidega. Stalin kindlalt rahulippu kannab, temaga on meie armastus, rahvasta nimel vande annab, uhkeda ei tohi sõda Kui ma olin veel abimäendi juhataja, see oli vist 50-51 aastal. Meil oli kõrgetoodangne kari ja varandust palju ja pidi olema valvur. Aga ministrite nõukogul selgus, et on valvurite limit on läbi. Ei saa
anda plaanikomisjoni abimäendele valvurit ja tuli küsida Moskvast täiendav limiit valvuri peale. Ja läks natukene aega mööda ja tuli tõesti kirja, ma nägin oma silmaga seda ja seal oli öeldud nii, lubada üleplaaniliselt Eesti NSV-s rakendada töösse üks valvur. See määrati meile ja allkiri oli Stalin. Aga oli pitsatega löödud siiski, mitte isiklikult alla kirjutatud. Ma läksin koju ja surusin siis Joosep Kempil kätt, ütles, et tubli mees, et tööda ta ei taha ilus oma ametit. Sind on isiklikult määranud ametisse seltsimees Stalin. Vot nii. 5. märtsil 1953 lakkas tuksumast inimkonna geeniuse, miljonite töötegijate mõistuse ja südame, meie targa ja armastatud juhi suure Stalini süda. See surm tõi miljonitele Nõukogude inimestele silma siirad leinapisarad. Moskva tänavail tallas leinav rahvamass isakesega hüvasti jätmisel surnuks 400 inimest. Enamik Eesti rahvast aga nägi hoopis vaeva, kuidas oma rõõmu avalikkuses varjata. Rahvas lootis, et ehk pärast hirmuvalitseja surma midagi muutub. Parteijuhid Kremlis jagasid viivitamatult võimu, Beria, Malenkov, Hruštšov. Kõige võimsam neist oli julgeolekuülem marssal Lavrenti Pavlovitš Beria, kes sai nüüd ühendatud Siseministeeriumi ja Julgeolekuministeeriumi etteotsa. Berialt kui repressioonide sümbolilt kartis rahvas kõige halvemat, aga tegelikult tema ilmutas kainemaid reaalpoliitilisi arusaamu. Selleks, et äärealasid kindlamalt siduda Punaimpeeriumi külge, üritas tema tõsta esile rahvuskaadrit, see tähendab Eestis eestlasi nii julgeolekus kui parteis. Eesti rannas lõdvendati piirirežiimi, mis oligi mõttetuseni range. Juba 26. juunil võitluskaaslased arreteerisid Beria. Matusepäeval me olime metsas kell 12. Ajavööndite kaupa, tähendab, oli see 5-minutiline leina seisak. Loeti siis, tähendab, see käsk, et šapki daloi. Ja minu kõrval oli üks Vlatsovi ohvitser. Ja see, ta oli kõik terve selle kuradi jama kõik läbi teinud ja see ohvitser, see, kes seda nüüd ütles, see oli meie lähedal, see garnisoni ohvitser. Ja see ütles, et pašol nahhui, kurat. Ja ei võtta ära mütsi peast. See andis käsu, konvoi, kurat, laskis eest. Ja siis ta ütles, Karlussa, kurat, sneg. Kalinini nimeline Tallinna veduri remonditehas. Töötajate üldkoosolekul ühendas tehase kollektiiv oma hääle nõukogu tema kõigil töötajate raevukate häältega, kes häbimärgistavad reeturi Beria ja tema vandeseltslaste nurjatud tegevust. Esimesena vabariigis hakkas Rakvere masinatraktori jaama poliitosakond välja andma oma ajalehte. Bolševistlik töö käsitleb kõiki kolhoosnikke huvitavaid küsimusi. Kõik peab olema aegsasti valmis peagi algavateks töödeks ühinenud kolhooside avaratel põldudel. Ja huvitaval kombel, kui see massiline kolhooside tegemine lahti läks 49. aastal, siis esimene aastal ja ka 50. aasta lõppes veel võrdlemisi hästi. Isegi 51. aasta ei olnud ega. Aga katastroof tuli 52. aasta, 53. aastat hakkas natukene paranema, kui juba peale Stalini surma oli tulnud juhtpositsioonile Hruštšov. Tuli nõnda nimetatud septembri pleenum, kus siis hakati natukene mõtlema ka inimese peale. Lõunavaheajal aga toimub otse põllul kontsert. Põllumajandust juhiti poliitiliselt, mitte majanduslikult, masinatraktorijaamade poliitosakondade kaudu. Kulakuid otsiti kolhoosides peale küüditamistki. Toodang langes kõigis harudes. Kolhoosnikud elasid oma õue aiamaast ja lehmast. Kolhoosi parim põllundusbrigaad kasutab esmakordselt käsikülvikuid. RK1. Väljakurnatud põllumajandus kippus halvama kogu rahvamajandust. Septembris 53 reformiti esimest korda põllumajandust. Tõsteti kokkuostu hindu, vähendati riigi norme ja makse. Aga enamik läbimõtlemata reforme kukkus läbi.
kartuli ruutpesiti kasvatamine, maisi sundkasvatamine kõikjal kliimast ja mullastikust hoolimata või samuti päevalille ja kautsukivõilille koksakõssi kasvatamine. Tööstuses kasutati premiaaltükitöö süsteemi. See sundis mehi nii hirmsasti rabelema, sest see ületoim maksis ju 3-kordselt ja paljud rabelesid ennast täitsa vigaseks. Enamik olid kõik sinna tulnud tööle mingisugusel põhjusel, et ta mujal kusagil olla ei saa. Kohtla-Nõmme kaevurite asulas avati tänavu uus kultuurihoone. Arvukalt kogunes kaevureid vaatama, kuidas nende töökaaslased esitavad armastatud rahvatantse. Ja siis tuli selle nõndanimetatud sotskoorilt uue linna ehitamine. No ja siis reklaamiti kangesti, et tuleb suur uus täiesti linn ja meil tehti kangesti laupäevakuid, küll meie mehed usinasti tegid, aga ei saanud eestlased sinna toodi kõik siis venelased. Põliselanikke Narva tagasi ei lastud, sisse toodud tööjõud tegi Narvast puht vene linna. Sõjast jäänud varemete asemele kasvab uus linn, kaunim endisest. Saabub aasta 56. Majandusreforme oli raske seostada ränga poliitilise survega. Massivägivald ei olnud enam küllalt efektiivne. Algas lõdvenemine, rehabiliteerimised, amnestiad, kõigepealt kriminaalkurjategijatele. 54. aastal hakkas eestlasi tagasi tulema. NLKP 20. kongress mõistis hukka Stalini kuriteod. Seda mitte niivõrd tänu Hruštšovile, vaid üldistele uutele suundadele. Hruštšovi suur teene oli ju see, et tema laskis ju laagritest tagasi. Meie intelligents tuli tagasi. Need eestlased, kes seal olid, nendest ütleme kuskil 80% said lahti, Saksa sõjavägi oma kaitse aga osa neid filtreeriti meiega koos. Need, kes seal laagrites olid olnud, kui nad tulid, neis oli kohutav töötahe. Näha oli kohe, et neil oli nälg kohe. 20. partei kongressiga algas NSV Liidus niinimetatud sulaperiood. See tähendab, et Nõukogude süsteem loobus sisepoliitikast massiterrorist ja välispoliitikas otsesest konfrontatsioonist lääneriikidega. Liberaliseerimise ja demokraatia proovikiviks kogu sotsialismileerile sai Ungari. Seal tuli riigijuhiks truu kommunist Imre Nadi, kes tahtis ehitada üles inimsõbralikku sotsialismi seaduslike vahenditega. 23. oktoobril 1956 algas Budapestis rahva ülestõus. Valitsus lubas põhjalikke reforme, kuulutas Ungari neutraalseks riigiks. 4. novembril vennalik Punaarmee ründas Ungarit. Sõjavägi ja rahvas kaitses 49 päeva Budapesti. 10 000 langesid, linn purustati. Eestist tulid küüditatud ja vangid hulgaliselt tagasi, 10 500 poliitvangi. Riiki tuli kaksik moraal, seni Nõukogude võim tappis ja vägivallatses avalikult ning õigustas seda ideoloogiliselt ja poliitiliselt. Nüüd aeti survepoliitikat salatsedes. Julgeolekuministeerium MGB oli 54. aastal muudetud riiklikuks julgeolekukomiteeks KGB nime poolest ministrite nõukogu juures. Käbini meeskond püsis võimul. Ideoloogiline uuenemine käis väga tasapisi. Lubati näiteks avaldada seni keelatud underi ja suitsu valikkogud. Lääneriigid, kes olid parajasti seotud Suessi kriisiga, ei reageerinud Ungari meeleheitlikele abipalvetele. Ungarlaste vabadusvõitlus purustati ning sellega hävisid kõik lootused sotsialismi liberaliseerimiseks ja demokratiseerimiseks. Need olid illusioonide purunemise karmid nädalad. NLKP 20. kongress äratas suuri lootusi, aga nendele tegid lõppu Ungari sündmused,
1956. aasta oktoobris-novembris. Igaüks nägi, et Nõukogude võim oli jäänud selleks, mis ta oli, ja et lääneriikide abiga demokraatia ja vabaduse kaitseks oli nii, nagu kogu aeg oli olnud.